Tervist, selles videos osalen ma siis Lahti MK etapil. Ehk siis esimene maailmakarika etapp minu jaoks peale olümpiamänge ja esimene video peale olümpiamänge. Vahepeal olen võtnud siukse kerge puhkuse videotest. Trenni ikka olen teinud ja tegelikult ma ootasin seda Lahtet, kuigi enam ma väga ei oota. Ma ei tea, kas häälest on väga aru saada, aga mul nina natukene kinni. Nagu ta on täpselt siuke rõve vastik, et ta ei ole see, et nagu mul on halb tunne, mul lihtsalt natuke nina kinni ja eile ma kartsin trenni teha, nagu kiiret trenni, aga ma tegin ja ma tundsin ennast hästi. Sellepärast ma mõtlen, et mul ei ole ühtegi põhjust, miks mitte täna võistelda. Ja ma ei tea, Lahtis siin on alati mingi jamad mul. Ainuke kord, kui ma olen siin hästi vist võistelda saan, on 2019, kui mul juunioride maailmameistrivõistlused. Aga eks näis, mis täna saama hakkab. Enam väga midagi teha ei ole, et vaatame, annan endast parima ja siin on siis kõigepealt täna uisusprint ja homme 10 kilomeetrit klassikat ja vaatame, mis siis saama hakkab. Selle jalutuskäiguga jõudsingi siis meie parklasse ja bokside juurde, need tuleb meie oma ka üles leida ja siis jooksutossud vahetada suusõõvaste vastu ja siis saab soojendusele minna ja seda ma ka teen. Lahtis täitsa head olud praegu, kuigi rada on hoopis teistsugune kui eile. Põhimõtteliselt me tulime siia Lahtisse, nagu mis mulle tegelikult meeldib, et me ei veeda siin kaua aega, me tulime reede õhtu siia, saaksime kohe otse trenni, testisime suusad tänaseks laupäevaseks võistluseks. Aga kui ma nüüd seda rada nägin, siis see rada on hoopis teine kui see, mis me testisime. Nii et hoopis teised suusad võivad libiseda. See on natuke nukker, aga enam pole midagi teha ja tuleb elada sellega, mis on. Oi, Wild Christopher Karev homseks valmistumas, klassikat tõmbamas, hüppemägi, staadion on seal, naised juba alustasid. Siit on ka näha. See on see kurv, kus ma siis eelmine aasta kukkusin ja päris pikalt pidin ühe kaikaga sõitma. Loodan, et see aasta ei juhtu. Ehk kui me võtame eelmise aasta, siis mul nagu ületada, ma loodan vähemalt, et on lihtne. Nii et tuleb ikka võrrelda eelmise aastaga ja loodame, et ma eelmisest aastast tegin paremini, sest põhimõtteliselt soojendus tehtud ja aeg valmis panna ennast. Nii et ega midagi. Naised kahjuks väga hästi ei teinud, see mulle väga palju lootust ei anna, aga minu sõidu mõttes see väga midagi ei muuda. Nii et lähme naudime, soojendusel ma nautisin, nii et naudime siis rajal ka. Nii ja sprindis põhimõtteliselt kohe üritasin kiiresti sõita ja sain aru, et midagi on valesti ja puudu. Proovisin küll kõik välja anda, aga mul polnud midagi anda ja sõit tuli halb. No nii, ja ega mul ei mitte midagi öelda. Kui ma veidi eile õhtutrennis tundsin, et tegelikult oli võib-olla isegi okei, siis võistlusel nagu ei olnud. Nagu ma arvan, et ikkagi, eks ma olen veits haige. Võib-olla kõige õigem otsus ei olnud siia tulla, aga nagu mõtlesin, et davai, nagu veits oli see ka nagu süümekad, et juba piletid ära vastatud, kuidas ma saan öelda, et väikse nohu pärast ma ei tule. Selles suhtes, ma ei tea, nagu viimased võistlused, siis kindlalt. Tegelikult mul päris palju mõtteid, aga ma ei julge kõiki öelda. Aga vaimselt on siuke raske ja ma tean, mul on iga hooaja lõpp siuke vaimselt raske olnud. Siuke nagu vass tuleb sisse ja nüüd ongi siuke kerge haigus ka sees, siis ei ole nagu väga hea. Tegelikult olümpia lõpus ma nagu tegelikult tundsin ennast täitsa okeilt, et see 50 on siuke salakaval, et sellest ei tea kunagi kaua välja tulla või kaua välja tuleb, millele hästi jälle ennast tunned ja võib-olla isegi tunned hästi, siis võistlusel oled tühi ja tänane võistlus läkski niimoodi, et lihtsalt täiesti nagu ma tahtsin teha siukest nagu mitte rapsida, et üks tõuge on siuke tugev libisemine, aga lihtsalt selles tõukes ei olnud mingit powerit sees, seal ei olnud nagu jõudu sees ja selle pealt isegi kaotsin võib-olla mitte nii hull, et nagu tegelikult suht oli hull, aga nagu vaatan võrdlen mingi lätlaste või Roosiga, kes oli teine eestlane, kes täna või eestlas, siis ma ei tea, keegi ei olnud väga hea ja ma ei tea, suuskadele mul ei ole isegi nagu mõtet väga spekuleerida, sest ma ise olin nii halb, et ükskõik kui head suusad mul oleks olnud, ma ei oleks edasi saanud. Et selles suhtes nukker, aga
aga noh, ma ei tea, praegu ei ole midagi teha, pigem nagu tahakski nüüd nagu hästi tunda ennast ja siis nagu tegelikult mul oli hull motivatsioon enne kui ma siin kerge nohu sain, oli hull motivatsioon, et see kevad ma teen nii palju suuska kui saab, et loodetavasti autopeal mingi rada püsib ja siis panen jõukat, et nagu eelmine hooaeg oli, kui ma olin siin Lahtes, ma täiesti nagu tühi, ei jaksanud üldse, sest ma olin ka haige ja siis mul terve kevad üritasin sellest ära taastuda, võtsin mingi antibiootikumi asju ja ehk siis selles mõttes ju täiega palju parem. Täna olin 70. koht, kaotasin 15 sekki võitjale, aasta tagasi Lahtes ma olin 96. koht ja kaotasin 30 sekundit võitjal, nii et leiame need positiivsed kohad, kui vaja on. Ehk jah, minule nii-öelda tänane tööpäev tehtud ja ma lähen nutan kodus, võib-olla vaatan võistlust. Nii, nüüd on järgmine päev ja eks siis 10 kilomeetrit klassikat ootab ees. Ma olen siis enda siin ühikatoas või ma ei tea, palatis. Ma isegi ei ole kindel, mis meil siin on, aga voodi on olemas. Siin on kapp, on ju. Teed kapi lahti. Oi, kraanikauss hoopis. Ei, huvitav koht siin. Siin ma olen tegelikult suht iga aasta olnud, kui ma olen MK-l käinud. Ja iga kord väga huvitavad seiklused on siin lahtis olnud ja midagi tulemuse poolest head ei ole olnud. Nüüd tuleb riide panna ja läheb staadionile veidi ei taha, aga samas tahan, et saab tehtud. Et nagu, täna mul isegi võib-olla veits parem, et viimased 2 ööd ma olen nagu väga hästi maganud. Nagu äkki jaksan ära sõita selle. Ma loodan, et nagu rada väga mingi lappas ei ole, et muidu on küll nukker ja olukord ikka. Aga me vaatame üle selle. Nüüd siis klassika distants ja kohe alguses käis mingi huvitav hääl seal stardis värava juures. Kartsin, et lõhkusin kaikara, aga õnneks mitte. Alustasin täitsa teravalt ja tundsin ennast üllatavalt hästi. Eks kuskil poole peal oli ikka selline raske, aga ma kartsin kõvasti hullemat. Vahepeal sai minu ees startinud Kanada mees mind kätte ja siis ta kukkus ühes kurbis. Siiski püüdis mind natuke hiljem jälle kinni ja proovisin lihtsalt tema tuulest lõpuni jõuda ja seda tegin ka. Kuulge, mõtlen peale tänast. Väga okei sõita, isegi nagu ilmselgelt see tulemus ja kaotus ja kõik asjad ei ole asi, millega ma rahul üldises pildis, aga ma räägin selle tunde pealt, mis mul oli eile ja tegelikult täna hommikul ka, siis see on okei. Ma loodan, et ikkagi kerge siuke haigus, külmetus tuli sisse ja hakkab vaikselt sellest välja tulema, et ei ole nagu siuke väga hullu. Ma ei kujuta ette, kui jälle peaks olema mingi verepilt täiesti lappes ja antibiootikum, mida ma loodan. Praegu vähemalt see sõit tundus, et just oli see, et jah, kerge külmetus, eile halb tunne, öösel magasin hästi ja täna siuke täitsa okei sõit, et nagu jaksas nagu pingutada. Siukest nagu maksimum ei olnud, aga tegelikult suusk oli hea ja et jah, nagu Kiksi või Christopheriga oleks tahti võidu sõita, vist oli mingi 20-30 sekki vahe. Aga suures pildis ma arvan, et ei ole midagi. See on kollase ka, kuskil olen vist uisku sõitnud. Ma arvan, et see oli siis, kui Kanada vend must mööda läks, siis nagu kurvi peal ja võib-olla lükkasin jalaga liiga palju seal, et aga samas niikuinii hooaja viimane start, et see kollane enam väga midagi ei muuda, et jah, siuke huvitav. Eks siis jah, ma arvan, et ma lähen, võtan natuke juua korra ja siis peab peale sõitma, aga muud midagi, vaikselt läheb koju ka ära, aga eks ma räägin siis. Ehk siis jah, selline päris nukker MK nädalavahetus ja see tähendabki seda, et minu jaoks hooaeg on lõppenud, vähemalt MK etappidel. Nüüd tahakski lihtsalt nohu ära läheks ja et ma tunneks ennast hästi ja siis tahakski lihtsalt päris nii palju suusutada, kui jaksan ja järgmise hooaja poole juba vaadata. Ehk jah, selline mitte kõige huvitavam video või siuksed videod ei ole mu lemmikud, mida teha, aga pidin siis rääkima ikka, kuidas MK etappidel, mis seal lahtis ikkagi toimus siis. Aga vähemalt nüüd edasi on mul paar videot, mis on väga huvitavad tulemas. Nii et pange subscribe, kui te ei ole seda juba teinud ja näemegi juba järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Püksid kukuvad alla, aga ma räägin ära.